Tšau, Olari siin. Olete kuulnud kontseptsiooni, et ülesande tehtud saamine on pöördvõrdeline vastutajate hulgaga. Ehk et illustreerimaks seda lugu on siis legend kahest ajateenijast, kes siis jäid kahe sangpommiga, kaks ajateenijat, kaks sangpommi jäid kinnisesse ruumi 24 tunniks. 24 tunni pärast oli üks sangpomm kadunud, teine oli katki ja kumbki ei teadnud mitte midagi. Et illustreerib see siis seda, et mida rohkem on vastutajaid, seda väiksem on tõenäosus, et sellest tuleb midagi head välja. Paned ühe inimese ühe asja eest vastutama ja oled kindel, et tegu on tehtud ja asi korras korralikult. Isegi kui see inimene siis nagu majandab edasi rohkemate inimestega, ehk siis nagu delegeerib, eks ju, aga vastutab üks inimene vastutab. Ja ongi hea. Miks ma seda räägin? Räägin seda sellepärast, et jällegi olen oma otsingutes, et aru saada, mis asi on sotsialism, jõudnud tegelasteni, kes siis nagu räägivad, et mis nad siis räägivad. Selles häda ongi, et ega ma hästi ei saagi aru, mis nad räägivad. Pigem nad räägivad, kui halb kapitalism on. Seda nad räägivad. Ja ma ei ole nagu, nüüd aidake mind palun. Aidake meil leida mingeid häid allikaid, mis räägib, kuidas sotsialism on hea. Kuidas sotsialism näiteks mind aitaks. Sest kõik, mis ma kuulen, on kuradi hulk kiunumine. Et mingid see väljend oli see, kuidas see väljend oligi, issand, tuleb meelde, siis ütlen. See Peripilli Liisu papist Kiisu. Võt see oli see. Läkki meelde ära, oligi kadunud. Anyway. Tundub, et jah, et ainuke asi, mida sotsialistid suudavad nagu hästi teha, on nagu viriseda. Et kuidas kapitalistid kõik neid kiusavad ja mitte sugugi inimestega ei arvesta ja sukene, et hea näide oli, et inimesel endal, see on nagu ori, eks ju, kuskil restoranis töötab, eks ju, ja absoluutselt ei kuulata, mida inimene räägib, sellepärast, sest seal on sukene bursui see manager, eks ju, kes siis nagu vastutab, eks ju, selle restorani eest ja teenindajat üldse ei kuula. Ja kui teenindaja ütleb talle hea, ütleb mingisuguse ettepaneku, siis see saadetakse kohe kuu peale, sellepärast, et ilmselgelt ei tea ju see teenindaja mitte midagi. Ja noh, esiteks, teenindaja ei vastuta selle keskkonna eest ja võib-olla, ja siis ta ütles seda, et teenindajat võetakse kuulda siis, kui see toob rohkem kliente või see tõstab teenindamise efektiivsust või siis on muud moodi seal kasulik, aga selle eest, et ta lihtsalt, et ta on nagu teenindaja, ta nagu, ei midagi. Aga täpselt nii ongi, eks ju, et kui teenindaja ütleb, et värvime lae kollaseks, aga milleks? Miks me? Ei, värvime kollaseks, eks ju. Kuulge, kui mingi jabur ettepanek, siis saadetaksegi kuu peale. Aga kui on mingi asjalik ettepanek, mis siis tõstab efektiivsust, on klientidele mugavam, teenindajale mugavam, aitab rohkem teenida, loomulikult kuulatakse, eks ju. Ja võib-olla isegi antakse mingi preemiagi, mine tea, sõltub keskkonnast. No võt, aga kõik, mida ma olen millest mina olen aru saanud, ikkagi ka need sotsialistid igatsevad taga vabadust. Nad ei taha olla selle bursui nagu orjad, eks ju, kes siis nagu hullult nagu ära kasutab ja paneb neid nagu enda jaoks tööle. Tahaks ise teha asju. või teine asi, et on olemas niisugune ettevõtlusvorm nagu kooperatiiv või korporatsioon, eks ju, et kus siis inimesed tulevad kokku ja siis teevad nagu koos mingit business, eks ju. Ja siis nad saavad ise seal nagu vastutada oma nende tööde ja oma tegevuste eest nagu, ja siis oma mingeid rolle vahetada või mida iganes. Aga sotsialistid on nii tumbad,
et nad ei suuda aru saada, et nad põhimõtteliselt räägivadki kapitalismist. Nad räägivad vaba turumajandust, nad ise kirjeldavad vaba turumajanduslikku keskkonda, kus nad saavad ise majandada, ise vastutada, ise olla, ise öelda, mida nad teevad või ise, mida nad ei tee, eks ju. Ja sotsialism siiamaale on ikkagi reaalselt olnud niisugune keeldude, käskude, mingi kõrgete maksude, mingisugune ahistav keskkond, kus siis nagu kõik, mis nagu kokku nagu midagi loodud, kõik läheb kuskile kuradi tsentraalsesse juhtimisse ja siis sealt hakatakse siis nagu toetust ennast laiali jagama. Jabur on ju. Igatahes. Tegelikult on kõik salakapitalistid, igatsevad oma vabadusi ja tahavad rohkem teenida, ise otsustada oma asju ja samamoodi ka sina. Tegelikult sa ju tahad olla oma otsustes vaba ja teada, mis on sinu võimalused ja olla oma saatuse peremees, eks ju. Ja mis seal ikka, eks ju, üks variant on ka see, et saad näiteks pereeelarve.ee-s oma selle eelarved asjad kokku panna, üle vaadata, järge pidada ja siis parema tuleviku nimel, on ju. Davai, tule aga järgmise korrani, teeme nii, tšau!